Tere! Vaatate Trinity äriõiguse töögrupi iganeljapäevast nõuannet. Täna räägime sellest, mida tuleb teada osanike koosoleku kokkukutsumisel. Kui te seal seaduse reegleid täpselt ei järgi, siis võib juhtuda see, et peate koosoleku ära ja pärast tuleb välja, et seal vastu võetud otsused on üldse tühised. Et seda ei juhtuks, anname teile 4 soovitust. Esiteks, kellele tuleb kutse saata? Kutse peab saatma kõikidele osanikele, kes on kantud osanike nimekirja. Ja kui te teate, et osanik on abielus ja osalus võib olla ühisvara, siis tuleks kindluse huvides saata kutse ka abikaasale. Teiseks, kas saata kutse postiga või e-kirjaga? Mõlemad viisid on lubatud ja meie soovitame, et saatke korraga mõlemal viisil ning posti puhul kasutage tähitud kirja ja e-maili teel saates lülitage arvutis sisse kohale toimetamise kinnituse küsimine. Nii saate siis pärast tõendada, et kutse on välja saadetud. Kolmandaks, millisele aadressile kutse saata? Siin on meie jällegi soovitus, et saatke kõikidele aadressidele, mida te vähegi teate. Rumal oleks saata kutse aadressile, kus te teate, et osanik ei ela. Siis ta ütleb pärast, et ühingul oli teada, et ta juba ammu seal ei ela ja et ta pole kutset kätte saanud ja koosoleku otsus on jällegi tagajärjena tühine. Neljandaks, kui pikalt tuleb koosolekust ette teatada. Seadus ütleb, et 1 nädal. Ja siin jätke endale meelde, et see tähendab seda, et kutse kättesaamise päeva ja koosoleku toimumise päeva vahele peab mahtuma 1 nädal, ehk siis 7 päeva. Ehk siis posti liikumise aeg tuleb teil ise juurde arvestada. Koosoleku kokkukutsumise puhul on oluline ka see, mis kõik seal kutsest peab kirjas olema, kuid sellest räägime mõni teine kord. Tänan, et vaatasite ja järgmise neljapäevani.